tere tulemast tagasi minu juuksed on kuidagi nalja. Tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma olen Tallinki laeva peal. Meil on 22. juuni ja me lähme päevareisile Soome. Ma praegu teen veits mingit asju telefonis. Kui need on tehtud, siis saab täielikult relaxida. Ja ma olen üliõnnelik, et ma sain laeva peale, sest et ma unustasin oma ID-kaardi koju. Mul oli see valmis pandud ja ma lihtsalt unustasin selle kuhugi kapi peale viimane hetk. Aga meil on mega ilus ilm täna, hea tuju, hea päev tuleb. Ma oleks pidanud ammu tulema siia õue istuma. Ma ei tea, seal sees oli nii külm. Siin on päike, siin on soe, mega mõnus. Veepudelid Longero laua peal. No nii, me jõudsime oma esimesse peatumispaika. Selle nimi on Way Bakery. Ma olen ülikaua tahtnud siia tulla. Täna on see Lucky Day. Ma võtsin endale avokado toasti. Ma ootan seda, mul on kõht nii tühi. Ja siis kohvid. Aga see on mingi ricotta. Thank you. Yummy. Cheers. See näeb väga jamm välja ja see kohv on nagu nii suur ja mõnus, nii et head isu meile. Oleme uusi kohti avastamas. Seekord oma Helsingi tripil. Väga ilus. Nootusel lastega tulla. Aga nii mõnus. Mõnus soe. Ja nüüd me jalutame tagasi kesklinna poole. Linda võttis kaamera. Ütles, et peab filmima roosat putkat. Mingi roosa konteiner. Väga nunnu. Mina ja roosa konteiner. Tulime Normalisse ja kõike on vaja. Kõike on vaja osta. Must kollane on nii nunnu. Roheline ka nunnu. Meie Normali astud. Juhu! Oleme šokis, sest Starbucks on nüüd Joe and the Juice. Väga ilus on siin, aga ikkagi kus on Starbucks? Kus on Starbucks? Näite korra sinna poole. Ube näitasid või? Päästis. Tulge vaadake seda Erevan tuuk, Heili Piiber tuuk. Nii nunnud. Kvaliteetkirjandust. Kas te ei tahagi midagi muud? Veeabrad midagi. Oota, muumiraamatud. Mingi muumir. Nii cute. Muumi värviraamat. See tuleb minuga koju. Vaikka tekisikin, niin olisi niinkin keikka. Natuke nagu väsisin ära, kus ma tunnen, ma olen täis juust juba nagu. Mingi higiene, väsinud, tulevad kotti käes. Samas ülihea vibe. Saaras oli allahindlus. Ja, ülihea vibe on küll. Siit on natukene tämmi. Lalalala. Söögipaus. Seal on mingi tantsimine. Ülipalav. Päike paistab. Parmesani friikad. Elu on ilus ja see on veits lappe. Muumid lähevad tagasi koju nüüd oma saagiga. Järgmine päev on nüüd 23. juuni jaanipäev. Kell on 9.56. Ma olen jõudnud Ülemiste maa-alusesse parklasse, sellepärast nii pime ongi, nagu ma oleks mingi muti augus. Aga jaa,
show läheb edasi, sest et jaanipäev on, ei mingit puhkamist. Ma tulin ostma viimaseid mingisuguseid nipet-näpet asju, pluss suur toidupoe ostung siis või toidupoes ühesõnaga kõik asjad jaani lauale, mis on meie vastutusala. Jagasin veits ära, et sõbranna võtab koogid ja mis võtame grillid asjad ja Mikk läheb veel ise ostab turult nagu liha asjad. Nii et selline tööjaotus. Väike behind the scenes. Me ei hakka tegelikult kooki sööma, aga teeme pildid ära. Siin on meie väike jaanipäeva setup. Tüdrukud ütlesid, et ma paneks selle kollase kleidi, et see on mu jaanipäeva outfit. Väga vihmased jaanid. Ega teil oli väga ilusad, või eile oli väga ilus ilm. Ja eile oligi põhiline ju tähistamise päev. Täna ongi siuke lepotamise päev. 24. kell on täpselt 11.11. Ühesõnaga täna on lepotamise päev, lepotamise ilm ja eilsed jaanimuljed. Mega tore jaanipäev oli. Täpselt selline õige, rahulik, aga tore. Et jah, siuke terve päev kuni õhtuni ja isegi saunas käisime ja mängisime ja lõime ja tegime nalja ja ma ei tea, tore. Ja tore, et ilm oli hea. Nii et miks sinu videod ei ole igavad? Ja ma väga loodan, et ei ole. Jätke kommentaar, kas... Subscribereid või? Ma ei tea, palju mul on. Üle 2000 vist. Üle 2000. Siis kui sa olid beebi. 5 aastat tagasi, siis ma näen, et ma olen... olid siis 0 aastane. Ja tunnen, et... Mitu sina olid, kui ma olin 0 aastane? 29. Nüüd sa alles hakkasid tegema. Alles siis hakkasin tegema. Ja ma tunnen, et ma olen mega väsinud nagu. Ja nüüd sa vanem. Nüüd sa vanem kui 29. Ja mega väsinud sellest, et oli see pikk soomepäev ja siis see pikk jaanipäev, mis mõlemad olid lihtsalt nii toredad päevad. Ja see pikk päev lastega kodus tundus natukene keeruline. Nii et me veedame selle päeva spontaanselt Rakveres. Me sõidame praegu Aquaspaasse, mis tundub ka siuke ülihubane ja tore tegevus. Loodan, et mega laulupidu ei ole. Aga ma kardan, et on, aga vahet ei ole. Igatahes jah, sellised jaanimuljed ja sellised teise jaanipäeva plaanid meil ja ma loodan, et mingi energia tuleb ka sisse, aga jah, väga siuke unine olek ja unine ilm ka. Mul on veel 4 päeva puhkust põhimõtteliselt jäänud. Neljapäev, reede ja siis laupäev, pühapäev veel, aga eile siis ma spaas ilmselgelt väga ei filminud. Me võtsime 2,5 tundi, mis läks kuidagi nii ruttu ja tõesti suurema lapsega juba tunned mingit teatud vabadust
muidugi hoiad kogu aeg silma peal, aga ikkagi nagu olen ta ujumisoskustes ikkagi, kuidas ma nüüd ütlen, kogu aeg hoiad silma peal, aga ikkagi ta oskab ujuda ja see on kuidagi teistmoodi. Leidsin talle sõbra kohe. Et selline tore spaaskeik oli tõesti. Ja, väga tore, see oli väga õige otsus. Ja tagasi teel koju juba autos võin tukkuma. Ja oli siuke väga laisk päev, nii et me võtsime Mäkki. Aga ja, ma unustasin kaamera täiesti ära ja me ei teinud ka mitte midagi. Kui me koju jõudsime, siis ma lihtsalt, ma ei tea, lugesin sekundeid, minuteid, et õhtu jõuaks kätte ja lapsed läheks magama. Mind hittis vist see kogu väsimus, mis oli sellest tegelikult päris pikast Soome päevast, et me läksime 10:30 laevaga ja 21:30 tagasi Tallinnas. Ja siis kohe järgmine päev. Samamoodi tegelikult siuke 12-tunnine nagu päev. Jaanipäev. Ja ma ikka tahan öelda, et need olid parimad päevad. Et Soome päev oli nagu, ma ei tea, kuidagi nii mõnus kord. Kuigi ma sõbrannaga arutasin, et pole kunagi halba Soome päeva. Aga tõesti, see lihtsalt, jah, ma ei tea, oli kuidagi mega hea vaibiga päev. Ja samamoodi olid meil samamoodi olid toredad jaanid. Aga väsimus oli ränk. Nii et nüüd on väike recharge ja ongi kõik tasakaalus. Aga väga tänulik nende toredate suvepäevade eest. Sellised toredad suvemälestused. Ja et jaanipäeval oli ilus ilm ja tegelikult eile see spa ka kõik. Väga tore, aga jah, ekstreemselt väsinud olin eile. Meie viisime täna lapsed lasteaeda. Kohe hakkab see 6-ajaline puhkus ka. Ja siis me ostsime eile alles nüüd oma juulikuu reisipiletid. Ikkagi lähme väiksele suvilisele seiklusele. Aga sellest ma praegu pikemalt ei räägi. Mõtlesin praegu, et ma vaatan korra Saara allaimdusele. Ja siis mul on vaja lastemas käia. Et jah, selline väike update, et ma olen elus, aga ma olin väga väsinud, aga ja ma loodan, et kõigil olid toredad jaanid. Ja meil oli väga tore. Täpselt sellised jaanid, nagu ma tahan. Sellised lihtsalt nagu wholesome jaanid. Väga rahulikud ja toredad. Lapsed ütlesid ka, et olid toredad, kuigi meil ei olnud ühtegi last rohkem peale enda omade. Siis neil oli ikkagi tore päev, Björn ütles. Nii et jaa, praegu tunnen ka, et ma olen veits väsinud, sest et öösel lapsed jaurasid, mida nad nagu ei tee mitte kunagi enam. Ma ei tea, mis neil oli. Aga see on nii harjumatu. Sellistel hetkedel alati mõtled, kuidas ma üldse sain hakkama kunagi. Kui oli iga öö see ärkamine. Aga no siis oli kuidagi teistmoodi. Olid harjunud. Aga jah, tuleb tänulik olla selle eest, mis on praegu. Tulime esimest korda Volta väravasse lõunale. Yummy! Nagu nägite, käisime seal Volta väravas ja ma olen mega pikalt tahtnud sinna minna. Aga poleks arvanud, et jõuame sinna praegu. Ma ei tea, hästi spontaanne ühine lõuna ja väga mõnus oli. Ma võtsin siis kana Caesari toasti ja seal oli väga head Caesari kaste. Ja nüüd ma olen nii unine jälle.
sellest pooleldi magamata ööst ja suurest söömaajast. Ja ma hakkan tegelikult tegelema praegu eelmise vlogiga ja siis võib-olla ka selle uue vlogiga. Niisama vaatan ise YouTube'i, aga me käisime ka Saara allaindluselt läbi ja ma näitan, mis ma ostsin. Tegelikult, ma ei tea, Soome oma tundus palju parem. See Saara allaindlus, võib-olla ma sain oma isu täis, aga ma võtsin lastele sellised dressikomplektid mõlemale. Tumerohelised, hästi basic pusa, basic dressipüksid ja rohkem Jürnile nokkamüts ja siis endale ühe T-särgi, kuhu on kirjutatud whatever, forever, mõnus basic T-särk ja selline oligi minu Saara haul. Aga ma lõpetan selle vlogi siinkohal ära. Ma juba ootan, et ma saaks seda vlogi kokku panna. See oli selline lõbus, tempokas, sotsiaalne vlog ja tõesti olid nii head päevad. Ma kogu aeg mõtlen, ma tahaks tagasi seda Soome päeva, et see oli kuidagi nii mõnus ja jään ikka. Nii et ma lihtsalt loodan, et selliseid mõnusaid, toredaid suvepäevasid tuleb veel palju ja ma üritan teid rohkem kaasa võtta. Nii et aitäh, et vaatasid ja näeme järgmises videos.